Hei, kui sa tahad teada, kuidas ennast igapäevaselt hästi tunda, siis jää seda videot vaatama, sest see võib olla midagi just sulle. Mina olen Kristina, Tartu Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja ja täna annan ma sulle siin videos 10 nippi, kuidas ennast igapäevasemalt hästi tunda. Nipp number 1. Maga piisavalt. Ma arvan, et me kõik teame seda tunnet, mis vahe on, kui me oleme maganud näiteks 5 tundi või 8 tundi. Kui me oleme piisavalt maganud, siis meil on parem keskendumisvõime, me suudame tulla paremini toime negatiivsemate emotsioonidega ja meil on ka lihtsalt rohkem energiat. Seega, head und. Number 2. Joo vett. Kuna meie keha koosneb ligikaudu 60% veest, siis on väga oluline, et me hoiaksime enda naha ja siseorganid niisutatuna. Tea, et Eestis on väga palju allikaid, et saada kõige paremat puhast vett. Wow, kuhu ma üldse nüüd sattusin? Tegelikult nipp number 3 on see, et liigu looduses. Kui sa tunnedki, et sul on peal näiteks koolistress, sa ei saa sõpradega võib-olla läbi, läksid kellegiga tülli või juhtus muud midagi, mis tekitas sinus negatiivseid emotsioone, siis mine loodusesse, kallista puud, korja nurmenukke, tee nendest teed või lihtsalt kuula, kuidas linnud laulavad. Number 4. Liikumine ja trenn. Leia endale mõni lahe hobi, millega sulle meeldib tegeleda. Näiteks rattaga sõitmine, rulluisutamine, tantsimine, jooga, mis iganes sind paneb ennast hästi tundma. Lihtsalt tee seda ja naudi. Ja olemegi jõudnud nipi juurde number 5. Tarbi toitu, mis on puhas. Õpi lugema näiteks natuke silte ja kui sa lähed poodi ja sellel sildil on peal 10 erinevat e-ainet, siis võib-olla on parem see poodi jätta, sest et mida puhtam on silt, seda tavaliselt puhtam on see toit ka meie kehale. Nipp number 6. Suhtle inimestega, kes annavad sulle head energiat. Kui nad on sinu tegemistest huvitatud, nad küsivad, kuidas sul läheb, nad toetavad sind ja tahavad sind kuulata, siis need inimesed on tavaliselt need inimesed, kellelt sa saad head energiat. Hoia neid ja suhtle nendega. 7. Kusjuures 7 on mu lemmiknumber. Niisiis, sea endale eesmärke. Need ei pea olema midagi suurt, need võivad olla ka sellised väiksed ja igapäevased, aga kui sa need ära teed, siis nad annavad sulle eduelamust. Mida võiks teha? No näiteks kätekõverdust. 8. Kuula muusikat. Eriti hea, kui sa saad näiteks ka tantsida sellel ajal. Sa saad enda emotsioonid, võib-olla mitte kõige paremad emotsioonid välja tantsida ja sa näed ennast lihtsalt paremini. Nipp number 9. Ole vähem elektroonikaseadetes. 10. Teed teistele head. Sest öeldakse, et kui sa teed teistele head, siis see tuleb sulle ka ringiga tagasi. Nii et ütle kellegile midagi toetavat, tee kellegile pai, kallista kedagi. Tunne tänulikkust kõige hea eest, mis sul elus on. Selline oligi minu esimene YouTube'i video. Kirjuta kommentaaridesse, mis on see asi, mis muudab ka sinul päeva paremaks. Ja kui sulle see video meeldis, pane like, subscribe ja kuskil on ka kelluke. Tšau!